Tere uudiste stuudios, mikrofoni juures Rohkede Välak. USA president Donald Trump on kehtestanud enamikule maailma riikidest märkimisväärsed tollitariifid, mis viivad presidendi sõnul kiirkorras Ameerika õitsenguni. Tegemist on pretsedenditute ja epohhi loovate tariifidega ning midagi sellist ei ole ükski administratsioon kunagi varem teinud, märkis president eile pressikonverentsil ja lisas, et sellega ei piirduta. Alates maikuust kehtestab USA 25% tariifid ka USA-le ja see on käik, millega ei ole ajaloos kunagi hakkama saanud ükski riik. Ameerika Ühendriigid on suur majandus ja kui nad maksavad Ameerika Ühendriikidele 25% kõigelt, siis toob see Ameerika Ühendriikidele sisse õiglased summad, millega rahva elujärge paremaks muuta, toonitab president. Ja Eestisse. Haridusministeeriumis on valmis saanud plaan, mille kohaselt hakatakse lapsevanemaid kutsuma kordusõppustele. Justiitsministeerium on omad ettepanekud samuti teinud ja kordusõppustele hakatakse kutsuma neid lapsevanemaid, kelle suhtumine õpetajatesse ja haridussüsteemi laiemalt näitab, et koolis ei ole omal ajal käidud üldse või ei olda sealt vähemalt midagi õpitud. Valmimas on ka hindamissüsteem, mis näitab, kas lapsevanem peab kordusõppustele tulema esimesse klassi või arengutase võimaldab ka 2., 3., 4., mõnel juhul ka 5. klassi. Kordusõppused on kohustuslikud ja õppekava samas mahus, mis lastelgi. Paljudel juhtudel hakkabki laps õppima vanemas klassis kui tema vanemad. Valitsus aga annab teada, et on taotlenud esimese valitsusena riigi ajaloos ikaldustoetust. Seda vaatamata sellele, et käes on alles kevad ja valitsus alles alustab tööd, kuid juba ikaldub üks või teine plaan ja mõni asi ikaldub igast otsast juba enne, kui midagi on külvama hakatudki. Ikaldunud on esialgsete arvutuste kohaselt 87,4% headest mõtetest, milledest on alles jäänud ainult suured sõnad ja neidki on nüüd lõpuks vähevõitu. Kas see toetusmeede aitab, on aja näidata, märgivad valitsuse mõtteagronoomia spetsialistid, aga algus on vähemalt tehtud ja ikaldustoetusega saab valitsus pooleks aastaks 30% lisapopulaarsust, mis tuleb ära kulutada hiljemalt jaanipäevaks. Keskkonnaministeerium annab aga teada, et paljudes riigi piirkondades on juba pikemat aega kohalikke inimesi ehmatanud ulatuslikud metsalageraijed, mis ei ole oma olemuselt siiski lageraied. Ministeeriumi spetsialistid on oma silmaga paljud nii-öelda lageraied üle vaadanud ja tuvastanud, et tegemist on hoopis arulageraiega, mis ei ole seadusega keelatud ega ka kuidagi reguleeritud. Arulageraie on lubatud ka looduskaitsealal, loomulikult ka neist väljapoole jäävates metsades. Kas metsaomanik valib lageraie või arulageraie, on praegu tema otsustada. Arulageraiet ei ole võimalik ka keelata, sest nimetatud raiestiili viljelevad metsaomanikud ei saaks niikuinii ühestki seadusest aru. Ja operatiivteenistuse teade. Lasnamäe politsei sai eile hilisõhtul teate, et Kärberi tänaval karjatab üks keskealine meeskodanik lambaid ja häiritud on elanike öörahu. Patrull pidas lambaid karjatanud meeskodaniku kinni, mees osutas vastupanu ja kui teda hakati patrullautosse panema, siis karjatas ta korraks veel ka lehmi ja 2 korral ka igavesed sead. Eetris olid uudised.